Palun lavale Margus Punabi, kes on siis kirurgiakliiniku, Tartu Ülikooli kliinikumi kirurgiakliiniku androloogia professor. Nii et palun. Nii, on tulnud. Tervist, lugupeetud akadeemia president, akadeemikud, akadeemikukandidaadid ja muidu kuulajad. Jagan siis teiega oma lugu. Ma olen natukene teise arenemislooga kui teised kolleegid oma suurtel erialadel, vanadel konservatiivsetel erialad, esindan täiesti uut eriala ja selle tõttu on ka see areng natukene teistsuguse kõveraga olnud. Jagasin oma arengu peale ülikooli ja residentuuri läbimist 3 perioodiks. Esimene periood oli nii-öelda rahvusvaheline periood, kus õnnestus sattuda veel täiendõppele Euroopa androloogia suurematesse keskustesse, mille kaudu tulid ka teadusrahastused, esimesed suured Euroopa rahastused koostöös Kopenhaageni ülikooliga, Turu ülikooliga ja Malmö ülikooliga. Sellesse faasi oli ka minu niisugune teadusorganisatoorne tegevus just Euroopa suunal. Jõudsin selle perioodi lõpuks Euroopa Androloogia Akadeemia juhatuse liikmeks, Ida-Euroopa esindajana läbi organisatsioonidega üleilmse androloogide seltsi juhtkonna liikmeks ja ka Euroopa uroloogide seltsi ravijuhiste komitee liikmeks. Siis sellise tagapõhjaga oli natukene lihtsam tulla tagasi Tartusse ja teha siis siin oma erialal järgmised sammud. 2005. aastal siis õnnestus kokku panna meeskond ja leida ka toetajad, et luua Tartu Ülikooli kliinikumi juurde sellel hetkel androloogia keskus, meeste kliinik. Ja selle kõrvalt siis käis ka muidugi aktiivne teaduskoolkonna ülesehitamine. Ma arvan, et on vist vähe meditsiini erialasid, kus täna 50% arstidest on doktorikraadiga, ja ma loodan, et kuskil 7-8 aasta pärast on see 75% meie arstidest. Sealt edasi nüüd siis 2021 oli õige aeg anda siis androloogiakeskuse või meestekliiniku juhtimine üle järgmisele põlvkonnale ja siis vastu võtta järgmised väljakutsed, et tänasel hetkel olema siis Tartu Ülikooli kliinikumi mitte juhatuse, vaid juhtkonna liige, järgmine tasand sealt, ja vastutan siis 1/6 just diagnostika suuna arengu eest selles organisatsioonis. Ja jätkub muidugi see teadustegevus intensiivselt. Teadustöö fookus on olnud suhteliselt lai, et Ülemaailmne tervishoiuorganisatsioon defineerib tervist kui tervise olulisemate riskiteguritena geneetilisi faktoreid, eluviisi, elukeskkonda ja tervishoiutaset. Ma võin julgelt öelda, et minu publikatsioonid ja tegevus on katnud ära praktiliselt kõik need teemad. Siin on siis võib-olla need põhiküsimused, millega olen läbi oma karjääri tegelenud. Siin on kummardus minu nii-öelda kõige tähtsamale emakliinikule Kopenhaagenis, Rikshospitalis, Department of Growth and Reproduction ja oluline mõjutaja ja õpetaja Nils-Erik Skakkebäck. Et tema nagu ideestik on testise düskeneesi sündroom ja ma võin olla siin päris uhkusega öelda, et selles parempoolses ülemises nurgas ja parempoolses alumises nurgas on kas minu siis esmaautorluse või siis ka panustava põhiautorina avaldatud artiklid täna eriala kõige tsiteeritumate hulgas tänase päevani. Siis mõned näited sellest, võib-olla üks kõige edukamaid Euroopa projekte on olnud Euroopa meeste vananemisuuring, kus siis 8 keskuses üle Euroopa me uurisime 3600 meest vanuses 40–49, sellest uuringust on tänaseks publitseeritud peaaegu 90 artiklit, üks artiklit. Mis on siis võib-olla kõige olulisemad tulemused? See on siis, me defineerisime ümber hüpogonadismi, meeste hüpogonadismi. Kui ta siiamaale oli defineeritud kui testosterooni madal väärtus, siis meie näitasime, selleks, et tal hüpogonadism omaks kliiniliselt olulist mõju tervisele, peab seal kõrval olema ka spetsiifilised sümptomid.
et oluline definitsiooni muutus. Teiseks me suutsime näidata ka niisugused normipiirid. Ja võib-olla kõige uhkem võib olla selle üle, et seda artiklit New England Journal of Medicine'is on tänaseks tsiteeritud enam, vist oli peaaegu 1800 korda. Siis teine, mis me sama uuringuga tegime, et me saime siis defineeritud normipiirid, mis kehtivad tänaseni, et mis on siis hüpogonadismi piirid ühte ja teistpidi, see ei ole absoluutne, aga nii-öelda aluseks võetav nii-öelda soovituslikud piirid, ja me defineerisime ka uue hüpogonadismi vormi, see on siis kompenseeritud hüpogonadism, mille puhul munandikahjustus on juba olemas, aga kompensatsioonimehhanismid suudavad veel hoida testosterooni taseme korras ja see tervist ei ohusta. Siis, mis oli veel oluline, et ema tervis raseduse ajal, et siin on võib-olla artikkel on tegelikult siin, eks ole, mis on mõjutanud kõige rohkem võib-olla rahva tervist minu töödest. See oli artikkel, kus me näitasime, et ema suitsetamine raseduse ajal vähendab mehe viljakust, ka testosterooni taset, tegelikult reproduktiivset funktsiooni laiemalt, vähemalt 20% võrra. Ja mis on selle tulemus? Ingliskeelse lisakeelega Euroopas, Taani, Holland, Rootsi, Norra, see teadmine võeti väga kiiresti üle ja mõne aasta jooksul rasedate naiste suitsetamine, mis selles piirkonnas oli umbes 20% juures, langes alla 5% kõikides riikides. Et see on see mõju, mida on üks artikkel suutnud tegelikult teha. Meie kohaliku edu aluseks on tegelikult jälle Kopenhaageni koolkonna eeskujul loodud suured andmebaasid ja patsientide massiline kaasamine. Et siin on siis standkohort, esimene etapp, siis tegelikult esimene uuringu eetikakomitee luba tuli meil 1997 ka geneetikauuringuteks, süstemaatiliselt 2005 jätkasime, siis oli meie fookuses viljatus. Koos akadeemik Maris Laanega laiendasime seda Happy Pregnancy teadusuuringu raames veel ka uutele teemadele, krüptorhism ja hüpogonadism, harvade haiguste, munandivähk ja hüpospaad, ja me lihtsalt ei ole suutnud piisavat gruppi Eestis kokku saada, et olla rahvusvaheliselt konkurentsivõimelised. Aga mis on meie võib-olla üks suuremaid tugevusi, me oleme uurinud ka normimehi. Et meil on väga head kontrollrühmad noortemeeste viljakuse uuringutest, 18–20-aastased mehed, Eesti eestlased, Eesti venelased, lätlased, leedukad, et neli gruppi tegelikult kokku. Me oleme uurinud rasedate naiste mehi ja tänases seisus on meie nendes andmebaasides sees üle 30 000 eetikakomitee lubadega kaetud patsiendi. Võib-olla suurim siis tulemus on tõesti olnud täna kõige nähtavam, on mehepoolse viljatuse põhjuste artikkel, mida täna on tsiteeritud siis või viidatud vist oli, kui ma nüüd 580 korda täpselt, et see võib-olla kõige nähtavam, aga selle taga on tegelikult veel, eks ole, mis me siin professor Maris Laanega oleme koos teinud, peaaegu 30 geneetikaartiklit, millel on väga kiiresti kasvav mõjujõud, et see on ka väga suure laia pinnaga. Kui räägime veel reproduktiivfunktsiooni mõjutavatest haigustest, siis meie artikkel varikut selle kohta Põhja-Baltimaade töögrupi raames on täna kõige enim tsiteeritud artikkel. Ja teine pool, eks ole, millest ma võib-olla vähem räägin, on siis koostöö Mikrobioloogia Instituudiga, professor Reet Mändariga, kus me oleme teinud maailma mõistes täiesti innovatiivseid töid. Me olime üks esimesi gruppe, kes uuris meeste sugutrakti mikrobiomi. Me olime ainsad tänaseni, kes on selle mikrobiomi interaktsiooni mees-naiste suhtes, seksuaalsuhtes analüüsinud, seda ei ole täna keegi järgi teinud. Me olime esimesed, kes võtsid kasutusele uriini voolutsütomeetria nii suguhaiguste ja laiemalt sugutrakti põletike diagnostikas, kus siis praegu terve rida kliinikuid tuleb meile riburada mööda järgi üle maailma. Siis laiemalt natukene, et mitte ainult androloogiaga piirdudes, androloogia seltsi olen asutanud, olen väga oluliselt panustanud ka Eesti Akadeemilise Seksoloogia Seltsi, seal on asutajaliige ja minu nõudmisel oli see akadeemiline sinna juurde kirjutatud. Sugulise teel levivad infektsioonid Eesti Ühingu asutajaliige ja 25 aastat vist sellega juhatuse liige olnud. Sotsiaalne aktiivsus kõrge, et see rahvusvaheline aktiivsus
hakkas vähenema ja siis, kui Eestis oli see sotsiaalne aktiivsus tõusis, et siin on mitmed tuntud organisatsioonid, meeste tervisekuud käivitasin aastal 2005, pikema sõpruse päeva projekti toetanud, üks huvitav nüanss on olnud, missiooniprojekt on olnud kliinike ülesehitamine, ma arvan, et väga suur osa teist on kasutanud seda, see on minu projekt ja üks esimesi tegelikult exiteid Eesti IT-maailmas, võiks öelda, mis on võimaldanud mul suhteliselt hästi elada tänase päevani. Palju artikleid, palju ka arvamusartikleid sotsiaalsetel teemadel laiemalt, 100 loengud sellel meeste tervise kuul on neid vist, ma arvan, et umbes 12 kokku, natukene liiga palju, aga see on ainukene kuus. Ma olen vabalt kättesaadavad, 7 raamatut olen kirjutanud ja 1 filmi teinud ja huvi, ma arvan, et ka see on oluline, et toetan üsna olulisel määral mitmete stipendiumite ja preemiatega ka Eesti kaasaegset kunsti ja olen ka aktiivne kaasaegse kunsti koguja. Ja mis on jätkuvad, et mis on minu südamelähedane, on ikkagi see personaliseeritud ennetus, personaliseeritud meditsiin, et suuresti minu initsiatiivil sai loodud geneetika ja personaalmeditsiini kliinikumis. Me oleme käimitanud 4 kuud peale New England Journal of Medicine'i väga võimast artiklit Eestis eesnärme vähi personaliseeritud ennetuse projekti. Panustan ka teistesse samasuunalistesse projektidesse. Rakuravi kuulub 6. valdkonda ja eks see teadus, nii teadusvõimekuse arendamine kui 6 juhendatavat doktoranti, et need on ka väga oluline minu osa. Ja terviseteadlikkus, minu arvates kõige suurem meie ees seisev probleem on laste ülekaal ja rasvumine. Mis mul silma särama paneb, on kliiniline töö, jätkuvalt üle 200 visiidiga kuiselt. Ja ma arvan, et mitte ainult minu, vaid ka akadeemia ja meie ühiskonna kõige suurem väljakutse on tegelikult meie inimeste tervis, et kui me võrdleme ennast Rootsi inimestega, siis Eesti ja Rootsi meeste oodatav eluea vahe on 7,5 aastat, Rootsis on meeste ja naiste oodatav eluea vahe 3 aastat, Eestis on see 8,3 aastat. See on see, mis minu jaoks on täna väga suur väljakutse. Ma olen visanud nalja, et ma lähen pensionile 91-aastaselt, aga mul on veel teine kriteerium, et meeste ja naiste oodatav eluea vahe peaks olema langenud 5 aastani. Aitäh! Nii, väga suur tänu ja võiks oodata palju küsimusi. Kas ma siit... Aga ma ise kohe küsiksin, et nende rahvusvaheliste uuringute ja üldse, kui vaadata Euroopa ja maailma kontekstis, kas on midagi, mis eriti teravalt Eesti meeste tervise puhul, ja ma mõtlen just siis androloogia mõttes, kuidagi nagu silma torkab, kas me oleme kuidagi milleski paremad või milleski halvemad? Jah, me võime väga selgelt öelda, et sünnimomendil me oleme parimad Euroopas. Meie munandi laskumishäire levimus on kõige madalam Euroopas. Kui me jõuame puberteediikka, kõik minu enda uuringud, siis meie viljakus on Euroopas tipus, soomlased jäid napilt alla, Hispaania piiri peal on ka meiega võrdsedega kogu, eks ole, ülejäänud Euroopa jääb meil alla. Kui me nüüd jõuame, eks ole, selle sama meeste vananемisuuringule, siis me oleme kaugele maha jäänud kogu Euroopast. Aga mis siis juhtub? Ma arvan, et eluviisid on kogu väga oluline ja minu tänane kontseptsioon on ikkagi see, et see vaimne tervis, mis sööb meid seest poolt, eks ole, et minu nägemuses on tervis defineerib eelkõige sotsiaalne, vaimne ja füüsiline heaolu, et ma usun, et just nimelt see stressinivoo konkurentsiühiskond otsapidi, aga just see psühholoogiline pool, mis meid eristab, see tuli ka Euroopa meeste vananemisuuringus välja, kus niisuguse depressiooni, mitte päris kliinilise depressiooni, aga kalduvus depressioonile oli meil 30-40% meestel, Rootsis näiteks alla 10%. Mis tähendab seda, et me oleme ikkagi otsapidi tagasi vaimse tervise juures. Vaimne tervis on meie tänane ikkagi jätkuvalt kõige eluviisid ka sinna kõrvale. Suitsetamine on õnneks ära kadunud, alkoholi tarvitamine
järgmistel põlvkondadel samuti, eks ole, aga me tegelikult, kui me räägime oodatavast elueast, siis meil see vanema põlvkonna ennast hävitav eluviis Vene aja lõpus ja 90-ndatel siin me veel kanname seda taaka kaasas. Okei. Nii, kas meil... Jah, palun. President Mart Saarma, palun. Aitäh, väga huvitav ettekanne. See tabel on tegelikult kaunis vapustav. Mul on 2 küsimust, üks on niisugune spetsiifilisem ja praegu nagu inimeste eluiga väga tugevalt korreleeritakse, eriti meeste oma, niisuguse interleukiin 11 ja ka testosterooni tasemega. Kas neid uurimisi Eestis on tehtud? Kas me jääme kuidagi siin interleukiin 11 ja testosterooni osas jänni rootslastega võrreldes? Mina tunnistan, et interleukiin 11 ei ole. Ma olin üks esimesi, kes interleukiin 6 ja 8 uuris meil ja tuumornekroosis-faktorit aastal 2009 juba. Aga ma ei ole näinud, et siin väga suurt erinevust oleks. Testosterooni tase noores eas on meil kõrgem, nagu ma ütlesin, et see kuni puberteedini on meil seis väga hea, siis järsku, eks ole, kui me jõuame 40 kuni 80, väga kiire langus. Et meie kulumisaste, ikkagi see on seesama, ma arvan, et see on üldine kulumisaste, mida ka testosteroon otsapidi näitab. Ja teine küsimus on, et ma ei tea Eesti andmeid, aga nii paralleelselt alkoholi kasutamine Eestis ja Soomes on umbes käsikäes läinud alla. Aga kui vaadata Helsingi heitvett, siis kokaini tasemed on 100-kordistunud. Kuidas Eestiga on? Kasvab. Siin on Tanel Tenson, vist on neid uuringuid, päris seireuuringuid teinud, et ma ei ole seda otseselt jälginud, aga selgelt, eks see ärakäimise vajadus, ega see vist päris ära ei kao, eks ole, see on ka jälle sotsiaalse stressiga otsapidi minu arvates väga olulisel määral seotud. Ei, see, jah, tulevad uued aine tasemele. Jah. Kui see 40-60, kas see on ikkagi see taasiseseisvumise järgne riskikäitumine ja enesepõletamine kui sellel ajal ja võiks loota, et nüüd 20 aastat hiljem on kuidagi ühiskond ühtlasemaks või lihtsamaks. Mis su tuleviku ennustus on, et kas ikka 40-60 hakkab see sama mure pihta või tuleb uus generatsioon, kellel seda enam ei ole? Allergiad on suuremad hoopis, mingid teised mured tulevad? No ei, ma arvan, et tegelikult meie põlvkond sinuga, kui sa võrdled oma isaga siis, või me võrdleme oma vanematega, siis me oleme vähemalt 10 aastat nooremad nii bioloogiliselt kui väga selgelt, et juba me oleme selles positiivses tsüklis, aga see võib-olla on natukene seotud sotsiaalsete klassidega, see ei ole jõudnud veel kõigini. No tema on 92, külastasin just teile. Just. Jah, et Jaak Vilo isaga võrrelda on tõesti natuke keeruline. Väga eluterve inimene. Et nii, kas meil beebist ei ole küsimusi? Siit saalist ka ei... See patenteerimise küsimus. Jah. Jah, et... Suhtumine patenteerimisse. Ma pigem ikkagi olen niisuguse ettevõtluse suunas, meditsiinis on see natukene nagu sellise eetikateema ka, eks ole. Et kui me saame inimest aidata, et me siis selle paneme patendi taha, see on keeruline, aga võime öelda, et mul üks patent on olemas. Et ma ei ole päris vastu sellele teemale ja oleme ka sinna ka panustanud. Nii et kui me näeme, eks ole, et meil oleks, aga ilmselt ma ei ole see inimene, kes niisuguseid alusuuringuid teeks, et kohe midagi uut ja patenteeritavat oleks. Klassikaliste ravimeetodite patenteerimine on keelatud, võimatu. Jah, no sellest me lähtumegi. Ma ütlen, et mina nagu vaatan mina olen tegelikult innovatsioonimees, et minu tugevus on see, et ma suudan viia asjad väga kiiresti, millesse ma usun ja mida ma tunnen väga kiiresti praktikasse. Ma arvan, et maailmas on vähe androloogia kliinikuid, kes sama kiiresti suudavad neid asju teha, kui meie seda teinud oleme. Sellega on väga tore lõpetada ja täname veel kord.